Mõnikord arvame, et tehnoloogia sai alguse alles siis, kui ilmusid arvutid, mobiiltelefonid ja internet. Kuid see pole tõsi, sest üle 1800 aasta tagasi leiutas üks Hiina leiutaja masina, mis suutis tuvastada maavärinaid isegi siis, kui inimesed seda ümberringi ei tundnud. See ei olnud mobiiltelefon, see ei olnud arvuti ja veel vähem oli see mõni kaasaegne masin. See oli suur pronksanum, mille külgedel olid draakonid ja allosas konnad. Selle välimus on omapärane, kuid see ei ole dekoratsioon, see on iidne maavärina detektor. USA geoloogiateenistuse andmetel tegi esimese teadaoleva seismoskoobi Hiina teadlane Jiang Heng aastal 132 PGR. Han dünastia ajal põhjustasid maavärinad Hiinas suurt hirmu. Kui toimus maavärin, ei saanud kannatada ainult majad. Samuti kadus ka inimeste usaldus valitseja vastu. Tol ajal uskusid paljud, et kui toimub tugev õnnetus, võib see olla märk sellest, et taevas ei soosi enam keisrit. Seetõttu oli keiserlikule õukonnale väga tähtis kohe teada saada, kus maavärin toimus. Mitte sellepärast, et nad suudaksid õnnetust ära hoida, vaid et nad saaksid kiiresti abi saata kannatanud piirkonda. Ja siin astus mängu Jiang Heng. Ta ei olnud tavaline inimene. Ta oli astronoom, matemaatik, insener ja riigiametnik. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühte meeldimist ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame siis. Science Museum Groupi andmetel on Jiang Heng tuntud astronoomia, matemaatika ja seismoloogia valdkonnas ning tema seade on üks esimesi tuntud instrumente, mis suudab tuvastada maavärinaid. Tema loodud seade ei näe esmapilgul välja nagu masin. See meenutab pigem suurt pronksist purki. Selle ümber on 8 draakoni pead. Iga drakooni suus hoiab väikest pronksist kuuli. Allpool on 8 pronksist konna, kellel on suu lahti. Kui kuskil kaugel toimub maavärin, kukub üks kuul draakoni suust konna suhu. Ja milline draakon kuuli maha kukutas, see näitab, millisest suunast värin tuli. See ei ütle, kui tugev see oli. See ei salvesta ka graafikut nagu kaasaegne seismograaf, kuid nende ajastul oli see juba väga suur asi, sest kui tol ajal toimus maavärin kauges provintsis, võis uudise jõudmine pealinna võtta mitu päeva. Aga Jiang Hengi seadmega oli võimalik kohe teada saada, kui kuskil kaugel toimus maavärin. Vastavalt ajaloolisele ülestähendusele raamatus Hilisema Hani raamat oli üks juhtum, kus seade töötas isegi siis, kui pealinnas ei olnud maavärinat tunda. Mõni päev hiljem saabus uudis, et impeeriumi lääneosas oli tõepoolest maavärin toimunud. Palee oli vaikne, keegi ei liikunud. Põrandal polnud pragusid, seinad ei värisenud. Aga äkki kostis pronksist kuuli kukkumise heli. Tollast inimeste jaoks tundus see nagu maagia. Kuidas saab üks pronksist anum teada maavärinast, mida inimesed ei tundnud? Kuidas see suudab öelda, kus suunast värin tuli? Pole ime, et mõned inimesed kahtlesid selles. Mõned ametnikud võisid seda pidada pettuseks, kummaliseks etenduseks või millekski, mida on raske uskuda. Aga mis kõige tähtsam, see seade näitab midagi olulist. Inimesed on juba ammu püüdnud maailma mõista vaatluse, kavandamise ja inseneritöö abil. Tegelikult ei olnud Jiang Hengi masin võrreldes tänapäevaste seadmetega täiuslik, kuid oluline on see, et nad kasutasid seda juba tol ajal. Lisaks tahan mainida, et Jiang Hengi originaalseadet pole enam alles. Kõik, mida me selle kohta teame, pärineb vanadest ülestähendustest ja tänapäevastest rekonstruktsioonidest. Aga on tõesti muljetavaldav, et juba iidsetel aegadel oli olemas selline seade. See on veel üks asi, mis teeb Jiang Hengi leiutise nii imetlusväärseks. See tehti ajal, mil polnud veel elektrit, satelliite, sensoreid ega internetti. Kasutades ainult pronksist mehaanilist disaini ja sügavat arusaamist liikumisest, suutis ta luua seadme, mis sai teaduse ajaloo oluliseks osaks. Ja siin algabki suurem küsimus. Kui selline leiutis oli juba tol ajal olemas, kui palju iidseid teadmisi on veel kaduma läinud? Kui palju seadmeid on veel hävinud? Kas maha pillatud või ei jõudnud enam järgmise põlvkonnani? Sest mõnikord ei ole tehnoloogia ajalugu lihtsalt pidevalt ülespoole liikuv. Mõnikord on olnud aegu, kus inimene leiutas midagi imelist, kuid maailm unustas selle ära. Sellest hoolimata, kuna Jiang Hengi seadme tegelik disain on kaduma läinud, originaalmasin on kadunud ja selget joonist samuti ei ole, on alles vaid vanad ülestähendused, mis räägivad pronksanumast, millel on draakon, konn ja pallid, mis kukuvad, kui toimub maavärin. Seetõttu on aastaid olnud inimesi, kes küsivad, kas see on tõesti tõsi või on see lihtsalt ajaga paisutatud nugu. Siin on väga oluline olla selge.
meil ei ole originaalseadet, seega ei saa me öelda, et teame 100%, kuidas see seestpoolt täpselt välja nägi. Aga tuginedes rekonstruktsioonidele ja teadlaste uuringutele on võimalik seletus, kuidas see töötas. Ja see seletus ei ole maagia, vaid lihtsalt füüsika. Kujuta ette, et seisad bussi sees. Kui buss järsku peatub, siis sinu keha liigub edasi. Liigud edasi isegi siis, kui sa seda ei taha. See juhtub sellepärast, et sõiduk, milles sa oled, peatus järsult. See ongi inertsuse lihtne idee. On asju, mis justkui tahavad säilitada oma senist liikumist või asendit, kuid mingi ebatavaline jõud häirib neid. Sama põhimõte võib kehtida ka Changhengi seismoskoobi sees. Suures pronksanumis võis olla rippuv või püstiseisev raske osa, nagu pendel. Seega, kui kaugelt maavärinast tuleb nõrk vibratsioon, võib anuma keha veidi liikuda. Aga raske pendel sees inertsuse tõttu ei liigu kohe kaasa. Seal tekib väike erinevus liikumises. See on küll väike, kuid piisav, et lükata kangi. Kui kang liigub, avaneb mehhanism draakoni suus. Seejärel kukub pronksist kuul alla konnasuhu. Ja kuna ümberringi on 8 draakonit, saab näidata, millisest suunast värin tuleb. Lihtsalt kuulake nüüd, aga aastal 132 PKR oli see väga sügav mõte, sest tol ajal polnud veel moodsat seismograafi, polnud veel arvutit, mis loeks maavärina laineid, polnud veel satelliite, polnud veel kiiret suhtlust, et kohe teada saada, kus on katastroof. Seega see, mida Zhang Heng tegi, polnud lihtsalt mingi kummaline kaunistus. See oli varajase hoiatuse idee. See ei peata maavärinat, see ei ütle täpset tugevust, kuid see võib anda teada, et mingis suunas toimus värin. Ja ajal, mil uudised liiguvad aeglaselt, on see väga oluline, sest mida varem saab pealinn teada, et mõni provints on kannatada saanud, seda varem saab abi saata. Siit näeme, et iidne tehnoloogia ei ole alati primitiivne ega lihtsalt vana. Mõnikord on materjalid lihtsad, ainult pronks, ainult kuul, ainult kang, ainult pendel, aga kui disain on õige, on tulemus võimas. Ja nüüd liigume Hiinast edasi teistsuguse iidse müsteeriumi juurde. Enam ei ole tegemist suure pronksmasinaga, enam ei ole tegemist maavärinaga, enam ei ole tegemist paleega, vaid ühe väikese Rooma tassiga, mis asub Londoni Briti muuseumis. Esmapilgul näeb see välja nagu lihtsalt ühe rikka inimese luksuslik klaas. Kuid mida rohkem teadused seda uurisid, seda erilisemaks see muutus. Seda nimetatakse Lürgose karikaks. Briti muuseumi andmetel on see hilis-Rooma joogiklaas 4. sajandist, mis on valmistatud klaasist ja millel on stseen kuningas Lürgose kohta. See kuulub Briti muuseumi kollektsiooni ja on tuntud oma ebatavalise värvi poolest. Kui valgus paistab sellele eestpoolt, tundub klaas roheline. Aga kui valgus tuleb tagant või läbi passi seestpoolt, muutub see punaseks. See on nagu tavaline klaas, mis muudab äkitselt värvi sõltuvalt valgusest. Kui laps seda vaatab, võib ta arvata, et see on nagu maagia. Aga põhjus ei ole maagia. Seda nimetatakse dikroopseks klaasiks. See tähendab, et nähtav värv on erinev sõltuvalt sellest, kuidas valgus läbi läheb või peale paistab. Ja siin muutub Rooma karikas veelgi muljetavaldavamaks, sest selle saladus peitub üliväikestes osakestes, mis on klaasi sisse segatud. Briti muuseumi poolt mainitud uuringute kohaselt on Lürgose karika klaasis sees kuld ja hõbeosakesed, kuid need pole silmaga nähtavad. Need ei ole suured metallitükid, mida silmaga näha võiks. Need on väga väikesed, need on nanoskaalas. Et seda lihtsamini mõista, kujuta ette juuksekarva ja jaga see väga paljudeks väikesteks osadeks. Klaasis olevad osakesed on palju väiksema kui juuksekarv. Kuna need on nii väikesed, mõjutavad need valgust omapäraselt. Kui valgus tuleb erinevast suunast, paistab erinev värv. Seetõttu on eest vaadates roheline. Aga kui valgus läbib klaasi, muutub see punaseks, nagu oleks karikal salajane lüliti. Kuid lüliti ei ole nupp, lüliti on valgus ise. Kõige üllatavam on see, et see ei ole lihtsalt värv. See ei ole tavaline värv, mis on pinnale kantud. Värv tuleb otse sellest, kuidas väikesed metalliosakesed klaasi sisse segatakse. Ja kuna efekt on tassil ühtlane, näitab see, et juhtunu ei olnud lihtsalt juhus. See ei ole nii, et sulanud klaasi oleks lihtsalt mint kukkunud. Tõenäolisem on, et Rooma klaasimeistrid teadsid midagi erilistest materjalide segamise viisidest. Isegi kui nad ei kasutanud tänapäevast sõna nanotehnoloogia. See ei tähenda, et neil oleks olnud mikroskoop nagu meil praegu. See ei tähenda ka, et nad oleksid teadust mõistnud samamoodi nagu tänapäeva teadlased. Aga on selge, et neil oli praktiline teadmine. Nad teadsid, et kui segu on õige, kuumus on õige ja protsess on õige, siis saab klaasist midagi erilist.
See ongi see, mida me sageli unustame muistse maailma puhul. Ehkki nad ei teadnud kõiki neid valemeid, mida meie täna teame, olid paljud neist väga osavad katse-eksituse meetodil õppimises. Nad proovisid materjale ikka ja jälle. Nad jälgisid, mis muutub. Nad jätsid meelde, milline segu toimis ja nad andsid tehnika edasi järgmisele käsitöölisele. Seega ei ole Lycurguse karikas lihtsalt ilus klaas. See on tõend, et iidsetel käsitöölistel oli väga kõrge oskuste tase. Nad suutsid luua asju, mis panevad isegi tänapäeva inimese peatuma ja küsima, kuidas nad seda tegid. Ja veelgi huvitavam on see, et selle karika taga olev idee on seotud kaasaegse teadusega. Tänapäeval kasutavad teadlased väikeste metallasakeste käitumist valguse suhtes erinevates tehnoloogiates. Nende hulka kuuluvad andurid ja meditsiinilised uuringud. See tähendab, et asi, mida kunagi kasutati selleks, et külalised rikaste pidudel imetleksid, aitab nüüd kaasa kaasaegse teaduse arengule. See ongi see, mis teeb iidsetest leiutistest nii erilised. Mõnikord arvame, et see on lihtsalt kunst või lihtsalt kaunistus. See on lihtsalt rikaste näitemäng, aga kui teadus avab saladuse, näeme, et selle taga on tõeline inseneritöö. Jianghengi seismoskoop näitab, kuidas iidne Hiina kasutas liikumist ja inertsust maavärinate märkamiseks. Lycurguse karikas näitab, kuidas Rooma käsitöölised kasutasid üliväikeseid osakesi valguse värvi kontrollimiseks. Need on täiesti erinevatest maailmadest, neil on erinevad eesmärgid. Üks on mõeldud katastroofide tarbeks, teine on mõeldud luksuseks ja näitamiseks, kuid mõlemad näitavad midagi olulist. Iidsed inimesed polnud rumalad, nad ei tegutsenud lihtsalt pimesi oletades. Mõned neist jälgisid hoolikalt, katsetasid ja lõid asju, mis ületasid meie ootusi nende ajastu kohta. Ja kui nad suutsid mõista maa liikumist ja valguse mängu klaasil, siis on loomulik, et järgneb veel üks küsimus. Kui selline teadmine oli juba tol ajal olemas, kas on võimalik, et ka siis olid inimesed, kes märkasid veel üht nähtust, nähtamatut jõudu, mida silmaga ei näe. Aga sa tunned seda, kui see voolab läbi metalli, seda jõudu, mida me täna nimetame elektriks. Aga üks asi iidse tehnoloogia juures, mida peame meeles pidama. Mitte kõiki salapäraseid asju ei tohiks kohe uskuda. Kui artefakt on kummaline, on sellele lihtne liialdatud lugusid juurde mõelda. Mõnikord ütlevad teised kohe, et see on tõend kadunud kõrgtsivilisatsiooni kohta. Mõnikord väidetakse ka, et juba ammu kasutati elektrit nende suurte saladuste jaoks. Selles dokumentaalis me ei lähe lihtsalt haibiga kaasa. Vaatame, mida tõendid tegelikult toetavad. Ja siin tuleb mängu üks kõige vastuolulisemaid iidseid esemeid, mis leiti Bagdadi lähedalt Iraagis. Paljud nimetavad seda Bagdadi patareiks. Väljanägemiselt on see lihtne. Väike savipurk. Sees on vasktsilinder ja keskel on rauast varras. Kui sa seda kuuled, tundub see olevat sarnane tavalise patareiga. Seal on 2 erinevat metalli ja sisse saab panna vedelikku. Seetõttu, kui mõned teadlased sellest esimest korda rääkisid, pakkus keegi välja, et seda võibi kasutada nõrga elektrivoolu tekitamiseks. Mõnede artefakti kohta käivate raportite kohaselt leiti see 1936 aastal ja seda seostatakse tavaliselt Partja või Sassaanide ajastuga. Aga siiani ei ole selle tegelik kasutus veel kindel. Siit algas suur küsimus, kui see suudab elektrit toota, siis milleks seda vaja oli? Tol ajal ei olnud ju mobiiltelefone, ei olnud ka elektripirne. Ei olnud ka mootoreid, laadijaid ega kodumasinaid. Seetõttu on mõned inimesed välja pakkunud veelgi suuremaid teooriaid. Mõned ütlevad, et seda võidi kasutada iidse valgusallikana. Mõned arvavad, et seda kasutati templirituaalides. Mõned arvavad, et seda kasutati inimeste hirmutamiseks, et preestritel oleks justkui võim. Aga me peame olema ettevaatlikud. Puudub kindel tõend, et Bagdadi patareid kasutati templite või püramiidide valgustamiseks. Samuti puudub selge tõend, et see oleks olnud osa suuremast elektrisüsteemist. Ja paljude arheoloogide sõnul ei ole endiselt kinnitatud fakt, et see oleks tõepoolest patarei, mida kasutati iidsetel aegadel. On ka teisi seletusi, näiteks võimalus, et see oli anum kirjarullide või rituaalsete esemete jaoks. Kuid see ei tähenda, et see poleks huvitav, sest kui sa teed koopia kasutades 2 erinevat metalli ja happelist vedelikku, näiteks äädikat või sidrunimahla, võib see tekitada nõrka pinget, mitte tugevat. Pole piisav, et maja valgustada, pole piisav, et masinat käivitada, aga piisav, et näidata, et lihtne keemiline reaktsioon võib tekitada elektrivoolu. Et oleks lihtsam aru saada, kujuta ette mängulampi, mille patarei on juba nõrk. Tuli veel põleb, aga väga nõrgalt. Sellisest jõust me siin räägimegi. Seega, kui see ongi patarei, siis see pole tõend iidse elektrilinna kohta.
võimalik kasutus on palju lihtsam. Mõned on pakkunud, et seda võidi kasutada galvaniseerimiseks. See tähendab nõrga elektrivoolu kasutamist, et kanda õhuke metallikiht teise objekti pinnale. Näiteks, kui sul on väike ese, mis on valmistatud vasest. Kui sa asetad õigesse lahusesse ja lasta läbi elektrivool, võib peisemetalli õhuke kiht kinnituda pinnale. Aga siin peame taas ausad olema. Elektroplateerimise teooria on huvitav, kuid see ei ole veel üldiselt aktsepteeritud. Pole veel piisavalt arheoloogilisi tõendeid, et artefakti just nii kasutati. Seega on õigem öelda, et Baghdadi patarei on salapärane objekt, millel võib olla patareilaadne disain, kuid selle tegelik eesmärk pole veel kinnitatud. Ja just seal muutub see veel huvitavamaks looks. Mitte sellepärast, et kindlasti oli olemas iidne elektritsivilisatsioon, vaid sellepärast, et see näitab, kuidas peaks ajaloos mõtlema. Mitte kõik kummaline pole maagia. Samuti pole kõik kummaline võlts. Mõnikord on õige vastus kuskil keskel. On võimalus, aga tõendeid on veel vähe. Ja samal ajal, kui Baghdadi patarei üle ikka veel vaieldakse, on olemas üks artefakt, mille kohta on tõendid palju selgemad. Midagi, mis pole enam lihtsalt võimalik. Midagi, mis tõesti näitas iidse maailma erakordselt kõrget mehaanilist oskust. See on Antikythera mehhanism. 1900 alguses leidsid sukeldujad väidetava iidse laevaprakki Antikythera saare lähedal Kreekas. Merepõhjas ei leidunud mitte ainult tavalisi kive. Seal olid kujud, iidsed esemed, asjad, mis pärinesid uppunud laevalt. Aga kõige tähtsamat asja nad alguses ei märgaludki. See oli korrodeerunud pronksist lamp. Lägi välja nagu roostes ja katkine tükk. Kui sina oleksid seda näinud, oleksid võib-olla arvanud, et see on lihtsalt prügi, aga kui see katki läks ja sisse vaadati, nägid uurijad midagi ootamatut. Seal olid hammasrattad. Väikesed hammasrattad. See ei olnud tavaline metalltükk. See oli masin ja mitte lihtsalt mingi masin. Kaasaegsete uuringute kohaselt oli Antikythera mehhanism iidne Kreeka käsitsi töötav seade, mida kasutati päikese, kuu ja astronoomiliste tsüklite liikumise arvutamiseks. Paljud uurijad nimetavad seda ka esimeseks teadaolevaks analoogarvutiks. Et seda lihtsamini mõista, kujuta ette väikest puidust kasti. Selle sees on palju pronksist hammasrattaid, mis on omavahel ühendatud. Kui sa keerad vänta, hakkavad osutid liikuma. See ei ole kalkulaator ekraaniga, see ei ole arvuti klaviatuuriga, aga see suudab näidata olulisi liikumisi taevas. See suudab aidata inimesel teada saada päikese ja kuu tsükleid. Ja vastavalt ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringule on Antikythera mehhanismil osa, mida kasutatakse päikese ja kuu varjutuste ennustamiseks Sarose tsükli abil. See on tsükkel, mida on juba ammu kasutatud varjutuste uurimisel. See tähendab, et see ei ole mänguasi, see ei ole lihtsalt kaunistus. See on taeva mehaaniline mudel. Tänapäeval, kui tahame teada, millal toimub varjutus, otsime lihtsalt internetist. Aga varem vajasid nad matemaatikat, vaatlust ja tugevaid mehaanilisi oskusi. Ja siin muutubki Antikythera mehhanism muljetavaldavaks, sest nad ei teadnud mitte ainult taevamustrit, nad tegid sellest ta masina. Teadmised ei olnud ainult peas või paberil. Nad muutsid selle liikuvateks hammasratasteks, nii et see oli nagu kalender, astronoomiinstrument ja kalkulaator ühes. Aga tuleb ka parandada üks levinud liialdus. See ei ole arvuti nagu sülearvuti või mobiiltelefon. Sellel ei ole elektrit. Sellel ei ole ekraani, sellel ei ole mälu nagu tänapäeva arvutil. Siin peetakse analoogarvuti all silmas mehaanilist seadet, mis kasutab arvutamiseks või arvutatud liikumise näitamiseks füüsilisi osi. See on nagu vana mehaaniline arvuti või näidata arvutatud liikumist nagu vana segu. Kui hammasrattad on õiged, liigub kellaosuti õigesti. Antikythera mehhanismi puhul, kui hammasrattad on õiged, suudab see näidata taevakehade tsüklit ja see paneb ihukarvad püsti. Sest see näitab, et Vana-Kreeka inseneridel oli võime luua ülimalt täpseid mehhanisme. Kuigi neil polnud meie kaasaegseid tööriistu, olid neil teadmised geomeetriast, astronoomiast, metallitööst ja mehaanilisest disainist. Nad ei ehitanud ainult templeid ja kujusid, nad tegid ka keerukaid masinaid. Ja mis veel kurvem, tundub, et selline hammasrataste tehnoloogia tase kadus pikaks ajaks. Mitte sellepärast, et inimeste mõistus oleks kadunud, vaid sellepärast, et teadmised võivad kergesti katkeda. Kui töökojad hävinesid, õpetajad kadusid, ülestähendused hävisid või linnad, mis selliseid projekte rahastasid, langesid, võis kogu valmistamise traditsioon kaduda. Seetõttu ei liigu tehnoloogia ajalugu alati ainult ülespoole.
on aegu, mil see tõuseb, on aegu, mil see langeb ja on aegu, mil see mattub mere alla, oodates 1000 aastaid, enne kui see taas leitakse. Aga mehaanikat kasutasid iidsed insenerid mitte ainult astronoomias. Teistes iidse maailma osades loodi masinaid mitte selleks, et arvutada varjutusi, vaid selleks, et teha inimeste silmis imesid. Siin tuleb mängu Hero Aleksandriast. Hero oli Kreeka insener ja matemaatik, kes elas Aleksandrias. Ta elas 1. sajandil. Ta on tuntud seadmete poolest, mis kasutavad õhku, vett, kuumust ja rõhku. Oma raamatus Pneumaatika kirjeldas ta erinevaid masinaid, mis töötavad nende jõudude abil. Uuringute kohaselt Hero masinate kohta kasutasid mõned tema seadmed tuld, õhurõhku, vett ja lihtsaid mehaanilisi süsteeme, et tekitada automaatset liikumist. Üks tema kuulsamaid ideid on automaatsed templiuksed. Siin on lihtne seletus. Kujuta ette suurt templit. Ees on rasked uksed. Preester läheneb altarile, palvetab ja süütab tule. Mõne aja pärast avanevad uksed aeglaselt, kuigi keegi neid ei puuduta. Vallaste inimeste jaoks tundus, et Jumal võttis nende palve vastu. Tegelikult oli aga all peidetud mehhanism. Kui altar kuumeneb, kuumeneb ka õhk suletud anumas. Kui õhk soojeneb, laieneb see ja surub vee teise anumasse. Kui anun täitub veega, muutub see raskemaks. Kaalu tõttu tõmbab see kõitja plokki, mis on ukse külge kinnitatud. Nii avanebki uks. Kui tuli kustub, jahtub õhk. Vesi voolab tagasi algsesse anumasse. Kaal muutub jälle kergemaks ja uks sulgub aeglaselt. Tavalise inimese silmis tundub see ime, kuid selle taga on lihtne protsess. Tuli, soojus, õhk, vesi, kaal, köis ja plokk. Need panevad ukse liikuma. Ja Hero ei leiutanud ainult automaatuksi. Tal oli ka varajane versioon müügiautomaadist. See ei väljastanud karastusjooke ega toitu. See andis templis püha vett. Kui inimene viskas mündi sisse, kukkus see väikesele kangile. Kuna mündil oli kaal, liikus kang ja ventiil avanes. Vesi hakkas voolama. Seejärel, kui münt libises anumasse, liikus kang tagasi ja ventiil sulgus. Lihtne, aga väga nutikas. See on nagu iidne mündimasin. See näitab, et juba ammu mõtlesid inimesed, kuidas teha masinat, mis liigub iseseisvalt. Aga kõige kuulsam leiutis, mille tegi Hero, oli aeolipiil. See on õõnes metallist kuul, mis pöörleb aurujõul. See töötab nii. Allpuul on vesi, mida kuumutatakse. Kui vesi keeb, muutub see auruks. Aur läheb metallkuuli sisse ja väljub 2 kõverast otsikust. Kui aur väljub, surub see kuuli pöörlema. See on nagu õhupall, mille lased lahti. Kui õhk puhub ühes suunas, liigub õhupall teises suunas. Sama asi juhtub ka aeolipiliga. Seetõttu peetakse seda sageli varaseks ideeks, mis on seotud aurumasinaga. Kuid tuleb olla selge. See ei ole aurumasin sellisel kujul, nagu seda kasutati rongides ja vabrikutes tööstusrevolutsiooni ajal. See ei vea raskeid vaguneid, see ei käita suuri masinaid. Õigem oleks seda nimetada aurujõu varajaseks demonstreerimiseks. See näitas, et soojus ja aur võivad tekitada liikumist. Kuid tol ajal ei kasutatud seda veel suurteks töödeks. Ja siin tekibki suur küsimus. Kui nad juba teadsid aurujõust, miks siis tööstusrevolutsioon ei alanud juba antiikajal? Vastus ei ole selles, et neil oleks olnud vähe tarkust. On palju põhjuseid, miks see polnud veel praktiline. Esiteks oli raske valmistada tugevaid ja ohutuid metallosi, mis taluksid aururõhku. Kui metall on nõrk, võib see plahvatada. Kui tihend pole hea, pääseb aur välja. Teiseks on vaja palju kütust, et vett kuumutada. Vaja on puitu, sütt või muud soojusallikat. Kolmandaks on vaja selget põhjust, miks seda suurtel töödel kasutada. Varem olid olemas vesiveskid, loomajõud, inimtöö ja orjus. Tänu orjusele ei pidanud paljud rikkad inimesed kulutama kallitele ja riskantsetele lahendustele. Kui on olemas inimesed või loomad, kes saavad tööd teha, siis miks peaks kasutama keerulist aurumasinat? See ei tähenda, et ainult orjus oleks põhjuseks, aga see oli tol ajal suur osa majandussüsteemist. Seega Heroni aeolipiil ei ole tõend selle kohta, et Rooma impeerium oli rongideni peaaegu jõudnud. Õigem on seda vaadata kui varajast sädet. Inimesed nägid juba, et aur suudab liikumist tekitada, kuid maailm polnud veel valmis selle idee tööstuseks muutmiseks. Ja siin näeme suurt õppetundi. Leiutis ei seisne ainult nutikuses,
isegi kui idee on hea, on siiski vaja õiget aega, õigeid materjale, õigeid tööriistu, õiget majandust ja õiget põhjust selle kasutamiseks. sama õppetund kehtib ka teiste iidsete tehnoloogiate puhul. Jiang Hengi seismoskoop näitab, et iidne Hiina suutis teha seadme, mis suudab maavärinaid tuvastada. Lykurgose karikas näitab, et Rooma käsitöölised suutsid valmistada klaasi, mis muudab pärvidelu pisikestele metalliosakestele. Bagdadi patarei tuletab meelde, et mitte kõiki mõistatusi ei tohiks pidada faktiks, sest selle tegelik kasutusotstarve pole veel kindel. Antikythera mehhanism on selge tõend, et vanad kreeklased suutsid valmistada keerulisi hammasrataste süsteeme astronoomia jaoks. Ja Aleksandria Heroni masinad näitavad, et juba ammu oli inimestel aimu automatiseerimisest, müügiautomaatidest ja aurujõul töötavast liikumisest. Kõige tähtsam punkt on see, progress ei ole alati pidev. See, et inimene on midagi leiutanud, ei tähenda, et see kohe maailma muudab. Mõnikord on leiutis oma ajast ees, mõnikord seda ei kasutata täielikult ära, mõnikord kaob teadmine, sest seda ei anta järgmisele põlvkonnale edasi. Seetõttu ei tohiks alahinnata iidset maailma. Neil ei olnud mobiiltelefone ega arvuteid nagu meil, aga nad ei olnud ka lihtsalt inimesed, kes ainult oletusi tegid. Paljud neist oskasid jälgida, katsetada ja valmistada masinaid nende materjalidega, mis neil olemas olid. Ja see ongi nende artefaktide tõeline õppetund. Tarkus ei alanud meist. Inimesed on juba ammu otsinud viise, kuidas kasutada maad, vett, õhku, soojust, valgust, metalli ja tähti. Kuid teadmisi tuleb hoida ja kaitsta, sest kui õpetamine katkeb, andmed hävivad või kaovad, inimesed, kes oskavad midagi teha, võib isegi arenenud teadmine kaduda. Ja võib-olla leiab tulevikus mõni tsivilisatsioon meie katki läinud mobiiltelefoni. Pole enam akut, pole levi, pole internetti. Nad vaatavad seda ja küsivad, mis see on? Kas see on peegel? Kas see on mänguasi? Või on see mingi rituaali eseme? Või tõend tsivilisatsioonist, mis kunagi suutis kogu maailmaga suhelda väikese esemega peopesas. Siis mõistamegi teadmiste tõelist väärtust. Inimkonna kõige olulisem leiutis ei ole ainult masin, vaid hoopis võime anda teadmisi edasi järgmisele põlvkonnale. Kui see ahel katkeb, siis ükskõik kui arenenud me praegu ka poleks, võib meie maailm ühel päeval muutuda taas mõistatuseks.